tutvustan kahte järgmist esinejat. Ma leidsin nad Instagramist, kus on väga palju nii-öelda nagu neid sendiblogijaid ja kuidagi nende väga paljude seast seekord on nemad. Ja meile meeldib kutsuda lavale uusi inimesi, alustajaid. Väike tutvustus ka siis. Kooner investor. Suurte eesmärkidega väike investor, kes on siis 3,5 aastat toimetanud. Juuni algul ületas tema investeerimisportfell 300 000 eurot. Suuresti tänu sihikindlusele, distsipliinile, säästlikkusele ja mis isegi mulkidele silmad ette teeb. Et sellest kõigest saame teada. Siis teine Instagrami blogija on Sendikoi. 20-ndates noor investor, kes plaanib tulevikus miljonäriks saada, on 3 aastaga kasvatanud portfelli 58 000 suuruseks. Säästab suure mühinaga, sissetulekust suisa 50%. Nii et saame teada, kuidas siis on edasi jõudnud, kes on juba 2, 3, 4 aastat teinud versus need, kes enne meil siin olid ja on alles teekonna alguses. Et kõigilt on õppida, kõigiga on samastuda ja suure aplausiga lavale Kooner investor Sendikoi. Test. 1 miljon, 2 miljonit, 3 miljonit. Vist on kuulda, jah? Tere! Tagumine riviga kuuleb. Väga hea. Nagu tehti ära sissejuhatus, mina olen Sendikoi, see vaesem pool siin. Öeldi küll, et on 58 000, tegelikult on siis ise ma arvutan ennast pudelites, on siis 580 000 taarapudelit, ära viies on tõesti 58 000 eurot. Aitäh! 20-ndates, pigem seal keskpoolel, olen siin investeerinud viimased 3 aastat natuke peale, 2021 alustasin. See oli aasta kohe pärast suurt krahhi, kui siin teatud viirus maailmas ringi levis, võib-olla olete kuulnud. Ja siis sellest alates saadik olengi investeerinud. Nüüd plaanid või miks ma üldse investeerin, et tulevikus oleks siis helgem, et kõik see, mida siis täna säästa, tulevikus on siis kordades suuremaks muutunud ja siis saab oma vanaduspõlve veeta siis võib-olla natukene varem, kui keskmine pensioniiga seda lubab. Et see siis väga suur ei ole. Et siin kõikide kalkulatsioonide kohaselt siis enne 40. eluaastat peaks juba elu olema päris hea. Ja investeerin siis suuresti ettevõttelt, kasutan erinevaid platvorme, sellest me ilmselt räägime pärast veel põgusalt siin muude teemade juures. Ja järgmised pool tundi, 40 minutit, siis räägime meie tegemistest ja räägime ka siis erinevatest mõtetest, mis meil siin on. Aga räägi endast paari sõnaga. Mina olen siis Kooner investor. Kutsuti mind siis tänu mu Insta-kontole, aga kuna ma seal Insta-kontol teen põhiliselt lihtsalt nalju, siis siin ma räägin siis Sirlina oma isiklikust siis portfellist, et kuidas ma ise olen neid asju ajanud, et see nii palju ma vist naljasid jutti ei pigistaks välja. Ja mina alustasin natukene varem, 2020, nii et siis augustis saab mul 4 aastat täis investeerimist. Ja alustasin peaaegu 4 aasta eest seetõttu, et ma lihtsalt varem ei teadnud, et üldse mingi investeerimine olemas on. Ehk siis et inimesed alustavad 20-ndates, et ma sellel ajal ei olnud midagi kuulnud investeerimisest. Ja huvitav on ka see, et kui mul tekkis see huvi, võib-olla mingi aasta aega võtsin nagu hoogu, uurisin investeerimise kohta. Kui ma siis hakkasin küsima nagu lähedastelt sõpradelt, et kas keegi on midagi kuulnud investeerimisest, siis tegelikult tuli välja, et on küll kuulnud ja investeerivad ka, aga kuidagi sellest nagu avalikult ei räägita. Et selles mõttes on hästi tore, et on just sellised üritused, kuhu me ka täna oleme sattunud, et siis
siis ma loodan, et te saate igast vahvaid kontaktesid ja kuulete ka erinevatest võimalustest ja mõtetest. Ja meil mõlemal on siis tegelikult ikkagi eesmärgiks saada see müstiline finantsvabadus. Nii et tõenäoliselt nagu meie jutt on siis nagu sellest punktist nagu lähtub. Et kindlasti see on ka täiesti okei, võib-olla kui näiteks teil on eesmärgiks saada elada näiteks, ma ei tea, pensioni eas lihtsalt nagu väärikalt ja mõnusalt ära, et see ei tähenda, et kõigil peaks see sama eesmärk olema, aga võib-olla meie nagu mõtted või soovitused on siis sellest lähtepunktist. Just. Ja siit muidugi pensioniga ei pea hakkama siis vanemas eas. Kui ma olengi võtnud teile eesmärgiks, et 40-selt läheb pensionile, siis see on täiesti okei, kuigi see ei pruugi siis olla veel see iga, kus suurem osa meist läheb pensionile. Enda poole veel, mis ma siin jätki rääkimata, on muidugi hobid. Hobisid on mitmeid, peamine on investeerimine. Kui siin eelmised esinejad rääkisid, et väga tihti ei vaata neid investeeringuid, siis minul on see päeva jooksul mitmeid kordi ja üldjuhul on ikka seal siis rohkem kui mitmeid kordi. Ehk siis väga tihedalt on seotud ja siis vaatan ja loen uudiseid, siis see hoiab kursis kõigega. Ja hoobide poole veel käin kalal, sõidan mootorrattaga ja proovin siis ennast ümbritseda inimestega, kes tegutsevad samade asjadega. Peamine põhjus, miks ma üldse hakkasin siis selle aasta jaanuarist endal Instagramis siis enda arust rahatarkust jagama või üldse rääkima sellest, ongi see, et tuttavaid on vähe, kes sellega tegelevad ja siis proovin leida endale ühiseid mõttekaaslasi. Ja üks on juba leitud ja nüüd saab ka siin teiega seda rääkida. Ja pärast seda tuligi mootorratas, mis on siis uus hobi. Ma loodan, et siis see nüüd ei võtta nii palju aega ära, et investeerimine läks tahaplaanile. Loodetavasti ei võta raha ka nii palju ära, et midagi jääb. Absoluutselt. Meelerahufond ongi mootorratas ja meelerahu on väga hea. Aga ma arvan, et liigume esimese teema juurde. Plaanime teile rääkida erinevatest teemadest, näiteks meie õnnestumistest ja ebaõnnestumistest. Räägime kulude jälgimisest ja siis 50% klubist, lisatulust, kuidas teenida, mida teha ja mida me ise teeme selle jaoks. Sinna juurde kuulub kes kindlasti minimalism, räägime enda portfelli jaotustest, ilmselt on kõige huvitavam teema, mida kõik ootavad. Ja lõpus siis ütleme ka, et milles näeme meie potentsiaali ja siis mida me proovime siin kas selle aastaga või tulevikus korda saata. Ja siis lõpus teeme ka siin väikse kingituse siis viimasele esinejale, kes meil siin näha tuleb. Aga kõigepealt õnnestumised. Alustad, tahad midagi rääkida? Mis on olnud õnnestumine? Minu jaoks tegelikult kogu investeerimine on üldse üks suur õnnestumine ja see, et ma lõpuks selle üles leidsin, et ma ütleks, et kui see oli see teema meil siin omavahel, et õnnestumised ja ebaõnnestumised, siis ma nagu tükk aega pidin mõtlema üldse, et mis need ebaõnnestumised on. See ei tähenda, et mul nagu tohutus kahju, mis asju ei oleks või mingid asjad ei oleks üldse börsilt ära läinud pankroti tõttu, rääkimata väga värvikatest üürnikest, kes on jätnud siis kustumatu mulje mulle. Aga see on jah nagu super, et ma üldsegi avastasin siis selle investeerimise, sest et minu finantskäitumine on alati nagu täiesti tipp-top olnud, et ma ei tea, koolis jah nagu protsenti õpetati arvutama, et ma mingit kiirlaene pole võtnud ja muidu olen nagu igati tubli olnud, aga lihtsalt mul see raha seisis kontol. Et mul nii-öelda meelerahufond oli täiesti olemas ja see lihtsalt seisis. Ja nii oligi, et selles mõttes jah, et vahva, et ma julgesin üldse nagu sellega kuidagi algust teha või leidsin selle enda jaoks, et ma arvan, et see on minu jaoks üks nagu üldse super õnnestumine ja ma tahakski öelda, et kui keegi siin veel on seltskonnas selline, kes ei ole tõesti üldse alustanud, siis täna õhtu marss nagu võtad mõne sõbra appi või kindlasti leiad siit ka mingeid uusi tuttavaid, et tee mingi esimene samm ära. Ja teine selline super õnnestumine on see, et esimese aasta ma toimetasin täiesti üksi, ehk siis ma küll mingitest foorumitest lugesin ja isegi vist küsisin sealt midagi, aga selliseid inimesi mul ümber ei olnud.
ja kusagil aasta aega toimetasin, siis leidsin omale selle seltskonna ja see on ka nagu üli oluline, sest et tegelikult nagu väga paljud mingid diilid ja ma ei tea, ärilaenu võimalused või mingid võlakirjad, et tegelikult pead natuke teadma ka nagu kust küsida ja kes sulle seda pakuks. Et selles mõttes on hästi oluline, et sul oleksid inimesed ümber ka, et kõike alati ei jõua ise välja uurida. Sul on natuke konkreetsemad. Just, toon siis paar näidet. Muidugi õnnestumine oli samuti investeerima hakkamine. Algus oli keeruline, kuskilt ei olnud küsida kelle käest ja pidi kõigega ise hakkama saama. Aga kes hakkas investeerima 2022 aastal? Võite anda käega märku? Mitte keegi. Super. Lihtsalt väga hea aasta oli, kui hakata. Turud langesid ja sai osta häid ettevõtteid head hindadega. Näiteks ise läksin siis kõige suurema positsiooniga sisse Google'isse ja kes siis teab, on jälginud hindasid, teab, et Google on tõusnud küllaltki meeldivalt ja siis ostsin natukene alla $100 tükk. Siis kõige suurem positsioon tänaseks päevaks on 175 on umbes tüki hind, ehk siis ilus 75% kasumit ja see on toetanud siis portfelli kasvu kindlasti. Samamoodi kõiki tooteid, mida Apple suuresti on tootnud, nüüd välja arvatud need vinged prillid, muidu ma oleks need endale ette pannud, olen endale soetanud ja seda ostu on siis sponsoreerinud kindlasti aktsiate ost, mida ma olen siis Apple'it endale soetanud, mis on mul siis teine suurim positsioon ja võib küll mõelda, et võib osta neid igavaid ettevõtteid, aga kui ta on suur ettevõte ja langused ära tabada ja siis suurelt sees olla, siis on ka meeldivad tõusud seal. Siis on teine alustala, mis hoiab mul positsiooni üleval ja ei plaanigi lähiajal müüa. Warren Buffett küll müüs, kes siis Berkshire'it jälgib, aga mina seda teha ei plaaninud ja ostsin siis nende aktsiad ära, mitte küll kõik. Ja siia juurde kohe õnnestumise all tooks välja, mis on ka siis kohe ka ebaõnnestumine, on kasvukonto kasutamine. Kes kasutab siis kasvukonto põhimõtet LHV-s? Võite anda ka käega märku. Osasid on. Ise hakkasin ka samamoodi seal pihta. Ostsin siis SP500 fondi ja Nasdaq 100 fondi, küll neid Euroopa variante sealt. Ja kui ma oleksin jätkanud ainult nende ostmist, oleks mul täna kõvasti suurem portfell, kui mul praegu on. Ehk siis nood mõlemad on algussaadik on ilusti plussis 65% ja tees ka kiiret matemaatikat enda portfelliga. Kuigi oleks pannud kogu aeg juurde, siis positsioonid oleksid suuremad ja kogu see aeg, mis on läinud sinna portfelli haldamise alla, oleks olnud olemata. Aga see selleks. Aga samas vaata, kui hea õppetund see on, et mina võtan kõiki neid nagu selliseid kahjumeid, et siis ma lihtsalt tean paremini järgmine kord. Just. Ja kõik investeerimisraamatud soovitavad, et pange raha indeksfondi, ärge kulutage ülemäära palju aega portfelli juhtimise peale, et läheb paremini ja kõigil on õigus olnud. Ja ilmselt ka tulevikus, kui ma nüüd müüksin kõik asjad endal maha ja ostaksin indekseid, siis mul portfell oleks siin aasta pärast suurem, kui täna on, aga ma ilmselt ei tee seda, sest see oleks igav. Mingi hobi peab ka inimesel olema, on ju? Absoluutselt. Ja ebaõnnestumised, siis samma juurde kohe kuuluvad, kui oleks ostnud indeksfondi, oleks olnud olemata. Kes teab meemiaktsiaid, mis siin paar aastat tagasi tohutud populaarsed olid ja ka sellel nädalal siis GameStop uuesti hakkas särama siin Rolling Kitty tulemusel. Aga siis oli ka erinevaid aktsiaid, millele ma panustasin, mõtlesin, et teen kiire raha, mõni õnnestus, mõni ei õnnestus nii hästi. Näiteks olime elukaaslasega reisil, läksime õhtut sööma, mõtlesin, et teen siis 1000 euroga, teen siuke kiire 5%, kuna see nagu väga suured kõikumised olid, et saab 50 eurot on õhtusöögi raha olemas. Siis kui õhtusöök sai läbi, siis müüsin maha -$350 kahjum ja palju õnne. Aga päris nõusid ei jäänud pesema sinna siis? Nii hull ei olnud, et siin kogu aeg mingi tagavara on. Aga suures pildis kõik nendega jäin siuke nulli, aga ta lihtsalt oli väga siuke stressirohke aeg. Ja siis ma saan aru, kui seal hedge fundid hüppavad kuskil takendest alla, kui seal GameStop hakkab tõusma jälle. Ja muidugi, kes teab Wishi ettevõttena, kunagi oli siuke internetilehekülg, sarnane siis AliExpressile. Arvasin ka, et tõuseb hästi, midagi ettevõtted teadnud. Tundus odavam kui AliExpress, sellepärast ostsin. Lõpus müüsin maha ja sealt tuli siis kõige suurem kahjum, mis oli natuke üle $3000. Aga jällegi õpikoht ja enam lolle viga ei tee. Sul veel midagi lisada siia õnnestumiste, ebaõnnestumiste alla?
Siin saaks välja tuua erinevaid asju, et kui nüüd mingi ettevõte on hästi kasumis või mis kasumis on hästi tõusnud, et võiks maha müüa, aga see on jällegi see tipu tabamine mõttetu, siis proovime seda tippu tabada ja nüüd saada sealt piisavalt palju kasumit, et mul neid ettevõtjaid on küllaki palju olnud. Näide siin kodumaal on Enefit Green, tõusis väga hästi, nüüd on seal natukene kõrgemal, kui on IPO hinnatase ja tagantjärgi mõeldes oleks võinud müüa maha siis, kui müüs Jaak Roosaare, eks seal tipu lähedalt, aga muidugi seda ei tehtud ja nüüd siin on kasum siis natuke väiksem. Ja kes siin veel jälgib, enne ka käis läbi siis Nvidia ettevõtte, ise siin samuti $130 kunagi, tõusis seal 250 peale, sain sealt oma 100% kasumit, oli väga rõõmus ja kes teab hinda täna, siis oleks see kasum natuke suurem. Aga endiselt ei ole probleeme. Liigume edasi, meil siin aeg läheb päris ruttu, räägime kulude trekkimisest ja siis 50% klubis olemisest. On siin keegi veel, kes enda kulusid jälgib? Enne vist küsiti ka, kandke käega märku. Küllaki paljud, ilmselt enamus teevad seda kuskil arvutis. Endal on samamoodi on siis enda tehtud numbersi tabel, mis on siis Apple'i Excel ja iga kuu on väga hea vaadata. Olen seda teinud alates aastast 2018, pannud sendi pealt siis kõik kulud ja tulud kirja ja siis tagasi vaadates tean täpselt, kui palju mingi kuu raha kulus. Ja alguses ma nii palju siis jälginud seda, et mul iga kuu kuluks vähem, kui tuleb sisse, eks see ikka mingi tagavara oli kuid, kus kulus rohkem, aga lihtsalt see oli alguses hea vaadata, et kui palju kulub. Ja nüüd siis viimased, nüüd isegi jää võlgu mitu kuud, aga siin tugev 2 aastat olen olnud 50% klubis, siis see plaan siin seda hakata ajama, et jääks sinna 50% klubisse, oli siis Jaak Roosaare poolt, kuna tema on selle algatasin Eesti Vabariigis. Ja siis seal ma proovin olla. Ennast ma küll natuke petan reisidega, reisime siin arvesse ei pane, need jäävad siis aastatabelisse, et aasta lõikes jääks 50% klubisse, aga lihtsalt iga kuu on siis väike eesmärk, et võib-olla kuu lõpus ei tohi siis mingit asja enam endale osta, nagu näiteks siin eelmine kuu, kui sai tohutult motovarustus kokku ostetud, siis kuu lõpus peab hakkama natuke ajastama, et jääks ikka kuu lõikes sinna 50% klubisse. Sul, kui palju sa jälgid? Tegelikult üldse ei jälgi, et ma olen küll kunagi siis täpselt samamoodi nagu tagantjärgi siis pannud kirja oma kulutusi lihtsalt, et näha, kuhu mul raha läheb. Ja see kunagi oli siis 18 aastat tagasi. Et selles mõttes ta on nagu hea nõks, et eriti ma arvan, et kui sul on tegelikult täiesti nagu asjalik palk, aga midagi nagu alles ei jää, et mis värk on, et seda teada saada, siis on väga mõistlik nagu panna kulud kirja ja vaadata siis, et kuhu see raha siis kaob, on ju. Aga ma jah, ei ole nagu kuidagi sellest vajadust tundnud. Et minu meelest tegelikult see kulude kirjapanemine on hästi sarnane minu toitumiskavadele, et võib-olla sul nagu mingi alguses on vaja seda, et jälgida, mida sa sööd, et kuidagi nagu joone peale saada, aga lõpuks see jääb sulle nii sisse, et siis võib-olla ei ole vaja seda üldse nagu elu lõpuni teha. Et selline paralleel, et mul on jah päris nagu okei distsipliin ja odavad siis hobid. Ja siis, kui sina esimest korda oma kulusid panid kirja, siis mina olin veel lasteaias. Ja siis ma ei tea midagi sellest. Väga hea. Tõenäoliselt küll, jah. Aga ma mäletan, et siis oli jäätis maksis poes 2 krooni. Tänapäeval on siis küllaki väike eurodesse ümber arvutatuna. Ja teistele ma soovitan samamoodi kulusid trackida, mitte et inimene, kes ei jälgi kulusid nii täpselt, tema portfell on siis umbes 6 korda suurem kui mul, aga endiselt pange asjad kirja. Lisaks, kes jälgib näiteks Instagramis Liivamäge, siis tema ütleb ka, et ei pea nii palju jälgima, vaid peab rohkem teenima. Väga hea soovitus, rohkem tulebki teenida ja kohe hakkame rääkima ka siis lisatulust ja selle teenimisest. Me mõlemad töötame palgatööl, võib öelda, et mõlemad oleme õpetajad erinevates valdkondades ja siis lisatulu teenimise võimalused on küllaki palju raskendatud. Sest meil on kindel arv tunde on igas päevas, mida me saame siis vahetada raha vastu, mis tööd me teeme. Võite anda korraks käega ka märku, kes on palgatöölised. Vaadake, kui palju meid ühiseid siin on. Ja soovitan kõigil hakata ettevõtjateks, siis teenib rohkem raha. Sest üldjuhul ettevõtjad on need, kes on seal äripäeva topis iga aasta. Aga
mina siis saan samamoodi, kui ma enda aega vahetan siis raha vastu, ehk teen rohkem tööd, siis saan teenida lisaraha, mingil määral on see mul siis piiratud, aga peamiselt, mida ma olen hakanud just siin siis eelmine aasta tegema ja nüüd ka see aasta, kui on näiteks võlakirjad populaarsemad, siis ettevõttelt on hea lihtne anda välja ka laene, saab küllalt okeid protsenti, kui võtta ka riske. Ja siis on võlakirjad ja siis iga kuu, iga kvartal tuleb arvele mingi raha ja siis see raha läheb uuesti kohe tööle. Enne siin räägiti ka hoiusest. Mul endal tähtajalisi hoiuseid ei ole, protsent on liiga väike, tõenäoliselt julge võtta rohkem riski. Kui ma siin julgen osta Wish ja sellega kaotada 3 tonni, siis ei ole ka probleemi siin anda natuke riskantsemaid laene. Ja praegu on kõik sujunud hästi. Aga kuidas sul on? Minu arust jah, see Kristjan Liivamäe soovitus on nagu väga hea, et ja veel eriti nagu äge oleks, kui sa oskaksid siis sama aja eest nagu paremat palka saada ja nii lahe on, kui inimesed lähevad siis parema palga peale või vahetavad eriala. Aga ma ütlen ausalt, et nagu minul üldse see välja ei tule ja mina olen siis läinud seda teed, et mul on nagu mitu töökohta. Et ma konkreetselt vahetangi siis oma tunde siis raha vastu, eks. Et minu eriala on paraku selline, et minu täiskoha siis nagu palk on alati jäänud nagu nibin-nabin alla seda müstilist Eesti keskmist palka. Ehk siis, et kui ma tahan nagu teenida seda keskmist palka või siis äkki isegi natukene rohkem, see tähendab kindlasti, et mul on mingi 3 või 4 töökohta. Ja nagu jah, see nõuab aega siis, et see mitte ei nõua nagu oskuseid juurde, vaid nagu reaalselt nõuabki aega. Ja ma ei ütle üldse, et see nagu kõige parem variant on, aga lihtsalt nagu see on see, mida ma olen osanud teha, et oma sissetulekuid tõsta. Ja miks, sest et noh, kellele meeldib, ma ei tea, näiteks 70 tundi nädalas tööd teha, on ju tõenäoliselt nagu mitte paljudele. Aga see mõte minu jaoks on olnud see, et alguses saada see portfell nagu niivõrd suureks, et see lumepall hakkaks veerema. Et ütleme mulle aasta algusest siiani on portfell üle 10% siis kasvanud. Et oleks mul portfell, eks ju, 1000 eurot, siis seda oleks tähendanud, et ta kasvas 100 eurot, et 100 eurot on juures. Hetkel siis aasta vahetusel mu portfell oli 270 midagi 1000, siis see tähendas, et lihtsalt ligi nagu 30 kilo on mul tulnud aasta algusest juurde portfelli. Et lihtsalt see kasv on nagu nii tore, et ma olen nõus praegu oma siis aega vahetama raha vastu, et see kõik nagu portfelli pressida. Just sellepärast, et kui sul juba portfell on nagu toekas, siis kasv on jah, see on väga magus. Ja ma mõtlen samal ajal, et kuidas ma pärast vaikselt selle pudeliga ära lähen, et 10 senti endale tahaks. Aga 30 tonni aastaga, praegusest on siis juba väga hästi. Ja nagu te teate, siis turud alati tõusevad, vahepeal natuke langevad, aga suures pildis nad ikkagi tõusevad. Ja siit edasi, kui me rääksime lisatuludest, siis saame minna edasi ka kohe minimalismi juurde. Aga enne seda mõelge enda eelmise kuu peale ja andke kellegi käega märku, kellel oli eelmine kuu siis mingi lisatulu või lisasissetulek allikas, mida ta eraldi teenis, et siis tulevik oleks selgem. Mõne korraks tõs käsi üles, siis vaadake enda ümber ja mida rohkem me käsi näeme, siis seda parem meil tulevik on kõigil. On küllaki palju käsi. Mitte ma näeksin, et see on nii pime igal pool. Aga see selleks. Nii, minimalism. Mida me üldse mõistame selle all? Erinevaid siin influencerid on samuti, kes asja on viljelenud, et mida vähem asju on, siis loogika ütleb, et seda vähem on kulunud raha nende ostmise peale, ja siis kõik see raha on läinud kuskil mujale, näiteks siis portfelli. Ise ma näen ka, et olen küllaki minimalistliku eluviisiga, mul on ainult 1 mootorratas ja enne siin oli 3 autot 2 peale, siis see juba läheb natukene liialdamise alla. Aga riiete ostmine. Tavaliselt ma ostan endale reisimisel siis riideid, et oleks midagi vinget, näiteks müts. Väga ammu ostetud Hispaaniast, endiselt töötab ja näeb juba vinge välja, hakkab õnnad kuluma. Särgi ostsin Tuneesiast, püksid ostsin Küproselt, sokid
Lätist ja kõik on siis üldjuhul on -50% või suurema soodustusega, ehk see hoiab veel raha kokku. Ja kes teab seda Zuckerbergi näidet, see on siis üks sotsiaalmeedia, sotsiaalvõrgustiku ettevõtte looja, äkki olete kuulnud Facebookist, väga hea, siis ka tema kannab väga vähe siis öelda erinevaid riideid, siis püksid on samasugused, särk on samasugune, et oleks siis võimalikult lihtne iga hommik otsustada, mida panna selga. Et ei pea mõtlema, et mis värvi püksid panen või mis värvi panen särgi, siis endal on ka lihtne, kui kõik on samasugused püksid, siis ei pea mõtlema, et mida panen endal jalga või mida panen endal selga. Ja siis mul on samamoodi, ühtseid särke on natukene üle 10. On hea lihtne käia trennis, tööl, kodus, klubis, vahet ei ole kus, sama särgiga. Mitte mu elukaaslasele meediks. Aga nagu olgem ausad, et see ei ole ju sul ainult raha pärast, et sulle tegelikult ju meeldib ka, et sul nagu vähe asju on, et saad tolmu võtta palju nagu mõnusamalt. Ja... Absoluutselt. Teine asi kohe minna riietelt ära, siis on kodus. Mida vähem on asju, seda parem on, siis ei jää kuskil ette. Ja siis nüüd tuleb tagasi lisatulu juurde, siis Facebook Marketplace on väga vinge koht, kus inimesed ostavad ära kõik asjad, mida sinna müüki paned. Siin viimase aastaga olen vaadanud ära, mida enam vaja ei lähe, pannud müüki ja siis kõik asjad on endale leidnud ka ostja. Ja iga kord küll hind ei ole nii meeldiv, kui võiks olla, aga asjad lähevadki siis, mille muidu võiks ära visata, siis Facebookis leiame endale ostja. Seega kõike siin on, soovitan hakata kasutama. Kui teil on asju, mis teil seisavad, siis sealt teenite kohe ka lisatulu. Ja siit edasi, ma arvan, et nüüd räägime ka portfelli jaotusest, mida meil on. Võib-olla pärast tekib kellegi küsimusi, tahab täpsemalt küsida. Ja siis muidugi see, mida nüüd meie teeme, ei ole siis käsuks teile, et te peate nüüd tegema samamoodi. Ja muidugi ärge võtke siis midagi endale ka vihjana kaasa, muidu siin pärast saadab keegi meile kurja kirja, et andsime teile halba finantsnõu. Ja läheme pärast Finantsinspektsiooni aru andma. No mind nad ei tea, eks. Nüüd sinna on rohkem teada. Aga enda portfell... Kui te loete kuskilt raamatust, et kuidas võiks olla portfelli üles ehitatud, kindlasti olete lugenud, siis minul absoluutselt ei ole niimoodi. Olen ostnud ja proovinud siis hoida erinevaid tasakaalusid. Samuti enda portfelli osaks loen siis mõlemaid sambaid, samamoodi siis teist pensionisammast. Julgeb keegi anda käega märku, kes võitis teise samba välja, kui oli võimalus. Ilmselt oli teil hea põhjus. Lihtsalt teate, et 10 aastat riigi poolt tasuta raha ei saa. Mina ise panin pikki, lihtsalt põhjusel, et kui ma nüüd tahan maha müüa, siis ma saan ta rahaks teha, aga sellist raha jääb sinna kontole ja riik ikka paneb sinna ka enda 4% juurde. Ja juba uue aasta algusest hakkab siis enda brutopalgast minema sinna 6% praeguse 2 asemel. Ja siis tuleb see miljonäriks saamine veel kiiremini. Aga platvormidena kasutan suuresti Interactive Brokersit. Seal on mul 42% portfellist, kes oskab arvutada siis 580 000 pudelit ja sellest 42%. Enamus kõik on siis USA ettevõtted, suurimad neist on Apple ja Google, nagu juba öeldud, ja mõlemad on siis ostetud ka meeldival ajal, nüüd siis kasvatan üles ka see näiteks Skandinaaviast, Rootsi börsilt, siis erinevaid ettevõtteid. Vahepeal muidugi müüsin Bonava maha, nüüd jälle ostsin tagasi, sai natukene raha vahet teenitud, saab poest jäätist osta. Ja sealt kohe järgmine on 21%, milleks on mul siis 3. sammas koos selle meeldiva indeksiga, mida ma kunagi endal kasvukontole ostsin. Siis ainuke, mis ma üldse olen ostnud, mida oleks võinud teha rohkem. Ja sealt edasi kõik on suuresti sama suured, näiteks Balti börsile on investeeritud 13%, ehk siis 7000. Peamiselt siin ettevõtted on siis need suuremad. Ja, ei tea, mis elekter, mis on, äkki on Enefit tootnud selle tuulikutega. Oleks hea, sest teeniks ise ka selle pealt praegu. Siis on meil siin lõunanaabritel on väga hea ettevõte, kõik, kes käivad Leedus, kasutavad selle elektrit, siis seal üks ettevõte pakub seda taristut ja iga kord, kui ma peaks käima kuskil Leedus, siis jätan muidugi kõik tuleb põlema, et mida rohkem elektrit kasutan, seda parem on endal. Ja kuna LHV-d kasutan siis kõik see Balti värgi jaoks ja LHV ettevõttena tundub okei, siis on ka seda mul siin Balti börsil. Pärast võite küsida Raivo käest, kas tal ka LHV-d on. Tema saab juba intressi sealt nii palju, millega mina ära läksin, aga see selleks. Ja viimane asi, mida ma olen proovinud siin kogu aeg enda saada ka suuremaks osakaaluks, on siis laenud ja võlakirjad.
sest et see loob meile selle passiivse tuluallika. Praegu juba tuleb iga kuu siis ilus 3-kohaline summa tuleb kontole, mis on siis võrreldes aastate tagusega on päris okei. Ja iga kuu saada, vahepeal siis kvartali maksmistega tuleb ka veel raha juurde ja siis juba saab iga kuu osta endale midagi juurde. Ja muidugi siis portfelli läheb mul iga kuu samuti raha juurde. Teine sammas, kolmas sammas siis aasta lõpuks panen kindlasti täis selle, kellel on kolmas sammas. Ma loodan, et samuti siis kasutate seda kogu maksutulu ära, mis seal tagasi saab. Ja kui ma siin natuke arvutasin, lihtsalt teile fakte öelda, siis näiteks, kui mina saan 35 aastaks, mis on siis ilus keskiga, siis võib tulla probleem, et tuleb ka teine mootorrastas osta. Et kui ma jätkan niisugust tavalist investeerimist, et ainult teine sammas ja kolmas sammas, siis selleks ajaks on portfell 280 000, millega elab täitsa okeilt ära Tais liivarandadel, kus elu on odavam ja päike on soojem. Ja keskmiselt iga kuu olen pannud portfelli juurde 8 eurot, olenevalt siin kuust. Kui vaja ikka mootorratast osta, siis ei saa panna. Ja siis sellega saaks juba 10 aasta pärast elada 330 000 portfelliga, mis on ilmselt üle Eesti keskmise. Aga mis sul portfellis on? Numbreid jääb ütlema, ma arvan kõik, kes seda juba kuulsid. Muidu mul tekib siin ebameeldiv tunne. Ma võin protsente öelda, sest et ausalt öeldes näiteks mul on neid kontosid ka nagu nii palju igal pool, et ma isegi nii ei tea, et mul on kokkuvõtvalt, siis ma võiks öelda, et 1/3 on kinnisvara, siis võlakirjad, laenud on kuskil 18%, aktsiad, üksikaktsiad on ka kuskil 18% ja ETF-id on ka kuskil 18% ja sellele lisaks on siis 13% on siis sammastes. Et selline, praegu mul raha praktiliselt portfellis ei ole, sest lihtsalt on olnud selliseid huvitavaid pakkumisi palju. Aga muidugi, kui nüüd edasi minna, siis see aasta mul tuleb selline suvi, et tuleb vist portfellist natukene hoopis välja võtta raha lihtsalt, et selleks see portfell ongi. Et vaja natukene remonti teha. No võt. Ise olen pannud ainult raha sisse, aga välja veel võtnud ei ole. Loodan, et ei pea ka võtma. Jah, portfellid on olemas ja kes soovib täpsemalt teada, siis enda portfelli jagan ka Instagramis. Saate küsida, kui on küsimusi portfelli kohta täpsemalt ja üldjuhul olen ka meeleldi nõus vastama. Sest kui ma ise kunagi alustasin, siis väga palju neid jagajaid olnud, kes enda infot siis avalikult välja panevad, oli blogija, oli Pinsipõlv, siis tõi väga detailselt välja, väga meeldiv oli lugeda ja siis see andis ka hoogu endal alustamisega. Aga see aasta samuti on siin erinevaid võimalusi polnud, nagu öeldi siin, praegu on olnud viimasel ajal erinevaid variante võlakirjade näol. Ilmselt, kes siin kõik osalejad on, siis olete ka kursis finantsuudistega. Siin Liven pakkus, Liveni võlakirja märksid, müüsin ma ka. Veel ei ole jõudnud. Mina müüsin. Ma lootsin, et tõuseb natukene rohkem, aga tõenäoliselt see on vist üks asi, mis läheb. Just. Eks nüüd peate, kes tahab, siis teate, et peate tegema ennem, kui juba siis muidu hind veel langeb. Ja ise siis panustan, proovin enda arust leida ettevõtteid või sektoreid, mis siis praegu võib-olla on natukene vihatumad, nagu näiteks praegu on elektriautode turg. Ilmselt olete kuulsid, et keegi enam Teslasid ei osta, Teslad on mõttetud ja varsti on kõik ära kõdunenud. Ja siis tänu sellele on ka ülejäänud sektor on küllaltki maas ja numbrid on halvemad, kui algselt planeeritud. Siis tundub, et elektriautoturg on natukene vihatum, kui ta muidu on olnud. Seega panustan sinna, on Hiina ettevõtteid ja on siis USAst üks suur ettevõte, kes seal neid elektriautosid toodab. Ja neile ma praegu panustan. Siin nii palju vaba raha ei teki, et saaks siis väga palju uusi sektoreid võtta. Viimane hea variant, mis veel oli siis sügisel, oli üks kaalulangetusravi, mis tuli UK-s välja ja siis tänu sellele Coca-Cola ja McDonald's toodud langesid. Sain aru, et inimesed ilmselt joovad edasi Coca-Colat ja siis sai ostetud. Nood ettevõtted küll ei tõuse nii palju, siis samas nad ka ei lange nii palju ja siis on ka meeldivalt on plussis. Aga sul, mis sa näed see aasta, mis võiks juhtuda?
Noh, nagu ma ütlesin, et ma enne sügist tõenäoliselt nagu niikuinii ei shoppa või shoppan neid vanitoaplaate ainult, et tegelikult ma ise piilun kinnisvara ja piilun ka reite, et äkki kui siis intressid vaikselt hakkavad alla tulema, et siis oleks äkki seal mingit põnevat ostukohta. Et sellised mõtted. Väga hea, õnneks meil täna siin on ka esinejad, kes räägivad kinnisvarast. On ka endal olnud plaane, et võiks osta. Siin Lõuna-Eestis on üks tore linn, kus tavaliselt on ka tudengeid palju ja seal ilmselt üürikinnisvara meil nii pea ära ei kuku, kui just Tartu Ülikooli kinni panda. Ja siis Tartus võiks ka mõni üürikorter olla. Aga selle jaoks muidugi vaja jällegi kapitali ja siis võib tekkida ka olukord, kus peab portfellist midagi maha müüma. Ja nüüd, kui me räägime ka siin maha müümisest, siis soovitused võib-olla, kes siin veel alustavad või siis on teinud oma esimehi investeeringuid ja näete, et mingi ettevõte on punases, siis vähemalt mul endal kogemusena siis just, mis on tekkinud selle 3+ aastaga siin. Kui midagi on punases, on väga ebameeldiv maha müüa ja kui midagi, mis on palju tõusnud, siis on väga, siis öelda, et just tahaks müüa pigem selle rohelise maha kui selle punase värvi. Või niisugune punane on pigem negatiivne. Siis hea näide, mingi aeg tagasi, kui Amazon langes, siis ma tükk aega ostsin endale Alibabat kokku. Ta küll langes väga palju, olin ka sellega miinuses, siis lõpuks müüsin maha ja tabasin just ära Amazoni selle põhja. Sain aru, et USA ettevõtete aktsiate hinnad on siis mulle sobilikumad ja liiguvad siis ka meeldivamas suunas. Ja siis Alibaba, mille ma müüsin maha, maksis toona $78. Ostsin 120 Amazoni asemele, täna Amazon on $180 ja Baba on ikka selle alla $80. Seega oli väga hästi ajastatud ja siis julgen ka öelda, et kellel on punaseid aktsiaid ja tahate midagi seal muuta, siis võib-olla see on õige tegu. Mul on sellega vahepeal jopanud. Ja sealt edasi, mis sul aasta lõpuks portfelli eesmärk on? Mis sa proovid saada? Kui sa võtad raha välja, siis loodetavasti langeb, siis ma äkki jõuan järgi sulle kunagi. Ei, tegelikult vaatame, mis see aasta lõpus saab, sest praegu on lihtsalt nii huvitav aeg, et isegi kui mul raha oleks, siis ma ei tea, mis ma aktsiaturult üldse julgeks shopata, et see ralli on selline väga siuke, et vaatame, mis sest saab. Aga mul oli väga hea meel, et mul napilt nibin-nabin enne siia tulekut tuli see 300,000 siis netona ära, et ma siin sain öelda täpse aru, mitte ei oleks pidanud siin hakkama telefonist seda graafikut otsima, et 200, 9, 8, 7, et jah, varsti tuleb Rai Vain siia, siis on sinul sama tunne nagu mul praegu. Ise siis eesmärgiks on aasta lõpuks saada 64 000 eurot kokku, kes teab, siis kroonides on see miljon. Saan ka öelda, et ma olen miljonär, lihtsalt teistes valuutas. Ja muidugi tuleb tegeleda hobidega, liiga palju säästa ei saa. Ka Jaak Roosaare, kes on selle 50% klubi asutaja, on siis andnud mõista, et see 50% on okei, kui läheb sealt väga palju üle, siis on juba liigne säästmine ja hakkab elu kannatama, eriti kui olla noores eas, nagu mina olen. Mitte, et sa ei oleks, ära võtta isiklikult. Siis tuleb tegeleda hobidega ja siis läheb veidike raha sinna, aga tuleb leida see kuldne kesktee. Ja eks igaüks juba, kes on investeerinud, teab, mis see kuldne kesktee on, loodetavasti. Edasi võtame küsimusi, aga enne seda ma siis räägin teile ära ühest purgist. Kes jälgib Rai Vaina muidu Instagramis? On keegi? No mõned ükskõik ikka on. Siis teate, et ta käis reisil hiljuti Londonis koos naisega. Siis ta lendas sinna Ryanairiga. Ma saan aru, et miks meil Postimees ja Õhtulehti julgenud siin teha erinevaid artikleid selle kohta, et meil siin esimiljonär lendab odavlennufirmaga. Siis pärast, kui ta siia tuleb, siis on plaan talle anda üle väike toetus. Panen pärast siukse purgi, kus peal on siis vanasõna, mis on siin Mulgimaal kõigile teada, kes senti ei korja, see lendab Ryanairiga. Ja siis, kui teil on sente anda pärast, mida väiksemad on, seda parem on ja võiks olla punast värvi. Siis saame panna Raivole sinna purgikesse ja siis talle selle üle anda. Ilmselt kellelgi ma arvan sente kaasas jälle praegu pärast autost saate leida neid istmevahelt, just neid kõige punasemaid. Aga ma mõtlen, et sa ikka nagu usud mulkidesse, et see purk nii tillukene on, et Küll mahub. Aga edasi, on kellelgi küsimusi, kas mulle või siis kamraadile vasakul käel? Jaa, ei.
kellelgi küsimusi? Läheb. Nii, küsiks, oota, kui lähemale peab. Küsiks korra selle kinnisvara teemal, et millist kinnisvara sa hetkel eelistad, et ütlesid, et sul on 1/3 kinnisvara, et kus sa ostad ja millist kinnisvara? No eks sellepärast võib-olla ongi natukene jäänud see toppama ka, et ei ole seda ostu veel tehtud. Sellepärast, et ma ise elan täiesti Tallinna kesklinnas ja see Üürikas on mul ka täiesti Tallinna kesklinnas ja mulle tegelikult nagu meeldib see piirkond ja meeldivad need potentsiaalsed üürnikud. Et näiteks kui mul siin tekkis kevadel selline lugu, et üürnikud läksid väga ootamatult ära, siis kohe hopsti ma sain võtta maakler lõi siis mulle 2 nädalaga olid uued inimesed sees, et see kuidagi tundub selline nagu kinnisvara, mida ma tahaks omada, et kindlasti on võimalik nagu ägedamat tootlust teha ja paremaid diile saada kusagil siis väiksemates piirkondades, aga lihtsalt see võib-olla ei ole kuidagi nagu see minu teema. Korra küsiks teie mõlema käest veel seda, et mis on see, ütleme, portfelli tipp, kus te ütlete, et okei, nüüd aitab sellest säästmisest, et nüüd ma elan sellest portfellist? Hea küsimus. Ma arvan, et seda tippu ei tulegi. Et kui seal teades siis ka liitintressi mõju, siis ta lõpuks jääbki kasvama. Aga elu lõpuni ikka ei säästa ju. Just. Kui me praegu igakuiselt kulutada niisugune 1000 eurot kuus, siis kui me nii juba võtame, siis kui 120 000 investeerida 10% tootlusega kuskile võlakirja, siis elaks ära iga kuu, aga pole ilmselt päris see elu. Ja siis niisugune 250 000 on see maa, kus edasi oleks nagu suht okei chillida. Mitte, et siis chilliks, siis just on see, et tekib veel rohkem vaba aega, kui saab hakata tegelema hobidega ja üldjuhul need hobid hakkavad siis raha sisse tooma. Siis on aega ka ettevõtluse jaoks ja siis alles tuleb see aeg, kui saab endale ka kopteri osta. See minu meelest nagu seda tihti võib-olla mõistetakse nagu seda säästmist valesti ka, et see võib-olla mingid eelistused meil on, nagu tõesti ongi meie eelistused täpselt see, et ei oleks liiga palju asju. Või näiteks minu puhul see tarbimine on ikkagi väga ka nagu keskkonnateadlik, et mulle, ma tõesti kasutan näiteks hästi palju teise ringi asju ja mulle ei meeldi üldse asju ära visata. Et see nagu ei muutu ka sellest, ütleme, kui mul on see 1 miljoni portfell olemas. Et aga kindlasti mul on selline nagu eesmärk paigas, mis minu puhul peakski olema 1 miljon. Siis kust nagu edasi siis ma saaksin nagu rohkem siis, mitte nagu säästa, aga võib-olla siis vähem tööd teha või nagu rohkem chillida. Et siin on ka see hästi oluline asi, et mina ei taha oma portfelli siis elu lõpuni nulli elada, et mul on lapsed. Ma kindlasti tahan mingi hetk elada ise mõnusasti, aga ma tahan kindlasti ka jätta oma lastele nagu siis midagi, et mitte nagu kõik elu lõpus nagu tasa teha. Et jah. Ja lõpuks võiks saada portfelliga ka niimoodi, et iga kuu tiksub raha peale, saab ainult reisida. Sest ma arvan, et siin ei ole inimesi, kellele reisimine ei meeldiks. Ja mida rohkem erinevaid riike saab läbi käia, siis seda suurem on silmaring ja tekivad uued tutvused, loodetavasti investeerimisalased ja ongi üle lill. Ma arvan, et hästi palju see portfell on ka tegelikult ju annab sulle aega, et see raha võib-olla juba praegu sealt midagi sinna tiksub, aga just see võimalus, et sa oled siis vaba, et sa saad sinna reisile üldse minna ja võib-olla nagu reisidki 3 aastat jutti lihtsalt. No, absoluutselt. Ja suuresti ongi ju raha võrdub aeg. See, kes ütleb, et raha pole oluline, siis just ta paneb aja paneb kuskile mujale. Ja kui raha on piisavalt, iga kuu tuleb ka piisavalt raha sisse, siis sealt edasi on see aeg, mis jääb alles ja saab hakata tegelema asjadega, mis on meeldivamad. Näiteks mul endal laps veel ole, kui peaks tulema kunagi, siis meeleldi oleks nendega rohkem koos, kui siis teine variant, et ma nüüd peale eemale kogu aeg kohta kuule panna, näiteks läheb lasteaeda või siis peab ise minema tööle, aga siis kui laps on haige, siis peab olema kodus temaga, et on tohutud probleeme ja siis kui on piisavalt ressursse, et saab siis rohkem vabamalt võtta, siis see ongi see, kuhu võiks jõuda. Nii, keskel on ka küsimusi, jah? Nii, ma küsiksin Sendikoi käest, et sa oled siin huvitavate aktsiatega katsetanud ja
mänginud, aga kas sa mingi Bitcoini või krüptoga oled ka mänginud? Aitäh. Kas ma just mängimised kutsun, pigem siis spekuleerimine krüptoga. Ma üldjuhul eelistan osta aktsiaid, siis millel on ka mingi firma taga, mille tooted ma olen ise tarbinud või näen, et inimesed tarbivad seda. Ongi, ma ei tea, näiteks on Apple, on Google, kõik käivad YouTube'is, kõik näevad reklaame, aitäh teile, annad sellega raha mulle. Aga krüptot ma olen ostnud kunagi, kui LHV tegi selle võimaluse, et saab hakata ostma nende kaudu, siis marginaalses koguses summa oli niisugune, ma ei tea, 3-kohaline äkki ja lõpuks müüsin maha. Ei tahaks öelda, et ei miinusesse, ma arvan, suht nullis olin, kui maha müüsin. Mul on olnud siis tuttav, kes samuti umbes samal ajal hakkasime selline tegelema investeerimisega, siis meil mingi aeg olid portfellid olid sama suured, kui see oli seal umbes 20 000, siis kui krüpto oli ilusti buuminud seal 21 aasta lõpus, 22 alguses. Ja siis mina olin nende aktsiate suuna peal. Tänaseks on siis portfell 3 korda suurem. Tema jäi krüpto suuna peale, krüpto kukkus ja siis tema portfelli lõpuks müüs maha ja sai sealt 2-3 000 kätte. Lihtsalt see on see valikute küsimus, et mida nüüd osta, kas ta on siis nii, ma ei tea, tõene, et ta lõpuksegi oma väärtust hoiab. Ta võib-olla siin on keegi, kes on kunagi Bitcoini ostnud väga odavalt ja nüüd on siin tänapäeval tootud kallis, aga ma ikkagi näen, et ettevõte, mille taga on siis kindel asi või mingi väärtus, siis sellel on ka tulevikus õiglast mind. Nii, veel. Tervist! Minul on selline küsimus, et kas te oskate öelda, kui suur summa on teie portfelli siis enda teenitud, palgatööga siis teenitud raha sisse pandud ja kui suur summa on siis portfelli enda juba poolt teenitud? Et palju on tootlust ja palju on enda raha siis sisse pandud? Aitäh! Mina võin öelda, et minu annualiseeritud tootlus siis nagu 4 aasta peale, mitte siis praeguse hetkeni, vaid siis aastavahetuseni oli üle 20%. Ehk siis nagu iga aasta, muidugi siin mõni aasta oli kehvem, mõni aasta parem, aga selline on, aga ma nagu praegu peast ei oska seda summat öelda. Ja mul pole õrna aimugi. Ma olen teinud tohutult tehinguid, pannud raha sisse, niimoodi välja pole eraldi võtnud, aga lihtsalt kuna neid platvorme on erinevaid, siis ei ole õrna aimugi. Ma tean, et ma olen plussis, selles mõttes, et ma ei ole pannud sisse rohkem, kui praegu on portfell, aga ei oska öelda küll, mis see summa võib olla. Ja ilmselt seda ka kuskilt nüüd üles otsida on küllaki keeruline. Mina ikka arvustan tootlust, aga ma arvan, et seda ei tasu nagu ka nagu liiga palju võib-olla ületähtsustada, eriti arvestades, ütleme, et kui mina olen 4 aastat teinud, see ei ole nagu jätkusuutlik järgmine 40 aastat üle 20% aastast nagu tootlust saada. Või siis nagu 3 aasta pealt ka, et tegelikult loeb see, mis nagu siis pikas perspektiivis tuleb, et just, ja suuremad otsud on alati mõistlik teha ära languste ajal. 22 aastat oli võimalus, nüüd praegu on turud ainult säranud, jällegi iga kuu tipus. Ja ilmselt tuleb kunagi uuesti see langus. Ja nüüd, kui te statistikat vaatate, siis ei ole mõtet oodata langusi. Mitte nagu ma just ütlesin, et võiks oodata. Kui iga kuu osta, iga kuu samal ajal indeksid, siis te lõpuks olete ikkagi võitja. Ja ilmselt tootlus on parem kui meil. nii on. Nii. On veel küsimusi? Võtaks viimase küsimuse, kui veel keegi tahab küsida. Kes see julge on? Kawasaki Z900. Ma loodangi, et tulevikus, ongi mul meelerahufond. Annab meelerahu ja tulevikus müün maha investeeringuna. Täpselt nagu aktsiaki loodame, et hinnad tõusevad. Tundub, et rohkem küsimusi siia lõppu ei tule ja teeme siis Sendi Koile ja Kooner Investorile ka suure sooja aplausi. Esimest korda ikkagi laval. Aitäh. Väikene meene teile. Aitäh. Aitäh.